See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuulajad, Autotund tagasi, stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets Geenius uudisteportaalist ja kui me stuudiol oleks aken, siis me saaks öelda, et akna taga sajab laia valget lund ja sajab juba mitu päeva. Ilmselt mitte kellelegi üllatus. Martin on meil kaugelt nurgamees, et kuidas tulid, kas pääses läbi? Mina tulin rongiga, aga ma tulingi täpselt rongiga sellepärast, et ilm on nii kehv ja mitte nüüd sellepärast, et ma ei tahaks selle kehva ilmaga siia 100 kilomeetrit Tallinna sõita, selleks võib-olla päris lõbus tegelikult, aga ma juba eile nägin, millised ummikud olid pärast tööaja lõppu keset Tallinnat igal pool, arvestades kõike seda lumekoristamist ja kehva ilma ja nii edasi. Et pigem ma mõtlesin, et okei, et ma ei viitsi 2 tundi pärast kuskil ummikus seista keset Tallinnat ja tulen rongiga. Et sama palju linnapiirini, kui sealt edasi koju. Jah, sisuliselt küll. Nagu Viimsis elaks. No põhimõtteliselt me saame nüüd ilmselt järgmised 3 kuud saates, kui midagi muud öelda, alles lumest rääkida, kui viimast paar talve on küll olnud sellist, et on need vanad head, nagu öeldakse, tundub praegult ka, aga alguses päris nagu vältida ka ei saa. Ja Tallinn, me räägime jälle vabandust Tallinna keskselt, sest et ma ei ole sartunud, sina käisid Tartus, aga siis veel lund vist polnud. Et on hakanud saatma iga nädal näiteks mingit lumekoristusarvuandeid, et kui palju veeti välja, kui palju koristati, mitu töötundi, mis on kõik väga kihvt PR, aga see ei ütle mulle mitte midagi. Et seal peaks olema mingi tohutu võrdlusmoment, et eelmine talv oli selleks ühes nädalas veeti maksimaalselt välja nii palju, et see kõik on nagu kihvt, et hästi läbipaistev. Ja PR on tõestanud väga hea, ma kuskil nägin mingit linna videot, kus väga osavalt puhastati kuskilt postide vahelt lund ja väga äge nägi välja, et kui see tõestaks igal pool, oleks väga hästi. Aga millegipärast ikkagi ei jõua ja ma ei tea, kas see üldse on tegelikult inimlikult võimalik niimoodi, et kõik rahul oleks. Aga... Ei, siin on vastus kindel ei. Jah. Kas sellepärast, et see ei ole võimalik või et inimloomus on selline, et keegi ei ole kunagi rahul? Lihtsalt, et see valmisolek on alati olemas kuskilt oktoobrist alates. Ja kui ma räägin praegu jalakäija vaatepunktist, ma mõnikord ikkagi käin ka jalgsi, siis kummaline on see, et linn ei ole suutnud aastatega siiski, ühesõnaga, tegelikult laiem probleem on see, et majaomanikud või kes iganes neid siis esindab, juba ammu ajavad seda, et kõnniteedega piirnevate majadelt võetakse ära kohustus seda kõnniteed puhtana hoida. Hetkel see kohustus on. Meil tegi seda veel kuni eelmise aastani, muuses 90, nüüd juba vist 97-8 aastane proua. Ja väga tublist tegi ja ta tahaks see aasta veel edasi, aga ta vist ei jõua. Aga väga paljudes kohtades seda ei tehta. On ärihooned, et ühesõnaga see kohustus on kodanikele pandud, inimestele, aga seda ei täideta ja linn ei suuda seda siis ka jõustada. Mina ei tea, kas siis trahvi või mis iganes meetmete näol. Ehk et nad on enda kaelast selle kohustuse ära lükanud ja samas tulemus on ikkagi 0. Ja siis jalakäijana, kui ma seal koperdan, mingi paksu lumelöga sees, et kellele ma siis lähen koputan selle maja uksele, et vabandust, teil on kohustus see kõnnida siin puhas hoida. Mina nagu ei ole kindel, kas see on nagu mingi asi, mida peaks nagu viimase kui sentimeetrini nagu paika ajama, et igal pool väike lumi tuleb maha, kõik on nagu ära pühitud, tehtud, et see ei ole nagu võimalik, kuni selleni, et see ei ole ka nagu mõistlik. Täiesti nõus, et selline lihtsalt mõnus kinni tambitud või see, et kui esimese, et loomulikult kui öösel sajab, siis ei pea ükski kojamees või majaomanik minema nagu, et kella 3 sellisema panna, et esimene tiir ära teha. Aga saad aru, mingitel lõikudel sa näed, on see juba päevi ja päevi ja päevi. Ja siuke paks lume sodi, mis tähendab seda, et seal ei olegi sellega tegeletud ja kunagi ei tegeleta ka. Ja siis ongi linnal on ju, võiks ju olla need kohad aastatega teada. Millised lõigud ei ole koristatud ja autoteede osas me ei jõua siin selle arutada kuskile, sest et sajab ja sajab ja mina ei tea. Jah, et meil kliima on selline. Kliima on selline, et Tallinna liiklusest, ma arvan, et me teeme ükskord eraldi saate, aga selleks meil ei ole mõtet enam siin kahekesi räusata või kutsuda keegi 3. inimene Kalamajast räuskama, vaid me ilmselt
peaksime stuudiosse kutsuma näiteks, ma ei tea, Madle Lippuse või keegi ja siis ütleme siia 4. tooli peale kellegi, kes nagu ütleks, kuidas tegema peaks. Ühesõnaga, selles mõttes mitte, et nüüd Madle Lippus teeb valesti või õigesti, aga et me ütleme, oleme pigem siis sellel hetkel kuulavad ja küsimusi esitavad pooled, sest et ise siin räusata lõputult pole mõtet. Aga ma jääks nüüd sinna kliima juurde pidama, et kuidas sul Opelis kliima on? Opeli, jaa, igas saates saab rääkida õnneks ka minu Opelist 1000 eurosest, mis me omale katseks ostsime. Opelis on nüüd väga soe, salongi radikas vahetati ära, kogu see jahutussüsteem pesti mitu korda läbi, nagu seal Fixuse mehed ütlesid, et Emexis nutetakse, kui Opelit pestakse. See on kunagi mingi vana nali, mis käis nagu väljast pesemise kohta, et kõik see metall, mis sealt siis roostena maha voolab. Nüüd on väga soe. Ja läksin selle autoga jõulukuuski tooma maalt. Muuseas võin öelda, et Opel Omega Caravani mahub 4 jõulukuuske, millest 2 on sellised täismõõdus, korterisse sobivad, et laeni välja, 2 väiksemad, jõuga oleks sinna veel neid pressinud, väga praktiline auto. Aga mingi hetk ma avastasin, et klaas ei lähe enam puhtaks, mõtlesin, et vedelik otsas, tegin Käravete tanklas peatuse, hakkasin seda valama ja siis kuulen, et tuttav heli, miks ta niimoodi soliseb? Kas tõesti on paak nii tühi, et kukub sinna paagi põhja otse? Ja siis vaatan varvast ette, hakkab siukene punane loik värvuma, et kui varem juhtus asi bensiinipaagiga, kus kõvasti lekkis läbi ja ma lasin, ma ei tea, mitukümmend liitrit 98 maha, siis nüüd ma kallasin üks pool seda kanistrit jahutusvedelikku, aknapesuvedelikku maha. Ja nüüd ma ei tea. See ei ole öko üldse, mis sa teed? See ei ole absoluutselt öko. Ja natuke nagu ma tahaks selle ise, ma vaatasin, ta asub täiesti okei kohas ja mul on unistus, et ma proovin selle vea ise ära rontida. Teibiga. Sama, ma prooviks selle ikkagi maha võtta, sest kujuta ette, salongi radikas Opelile, vist eelmine kord mainisin, maksab 25 eurot. Ma arvan, et see aknapesuvedeliku paak on veel odavam. Aga mul on nagu täielik allergia külma vastu. Et mulle, ma ei kujuta ette, mul oleks vaja ikkagi mingit sooja kohta, kus sellega siis nokid seda mitte kuskil seal õues -8 küürutada. Aga jupi haaval saab auto uueks. Nii, aga mina käisin eelmine nädal, käisin Riias ja ma käisin ka bussiga, aga mis oli huvitav ikkagi vaadata, ikkagi minu kahjuks stampteema, et kütusehinnad, vaatad Riias, kuigi täna tuli Eestis ka teade, et vaikselt kütusehinnad kukuvad juba 1,75 peale umbes. Ja tegelikult Riias oli 1,68, oli 95, aga väga huvitav oli see, et kui sõitsin läbi Volga tagasi, siis kui sa jõuad läbi Volga, siis esimene tankla, mis on Eesti poole peal, see oli Alexala tankla, seal oli kenasti 1,70 ja kui sa jõudsid Volgast välja sõitma, kõige kaugem tankla seal, aga samas Valga linnas veel, oli Olerex, kus oli 1,799, nii et konkurents on täitsa ikkagi olemas Eesti turul, et ei ole seda muret, on ju, et okei, seal lõuna pool on kütus odavam, aga konkurents ühe linna sees on täitsa olemas, et kui lähedal Lätile sa oled, et vahe on võib-olla 3-4-5 kilomeetrit, aga see on olemas. Tasu praktilist tarbijainfot siis autotunni poolt. Jah, kui lähete Volka, siis käige seal lõunapoolsemas osas. Nii, käes on kuu algus ja väljas on Eesti uute autode müügistatistika. Huvitaval kombel see aasta, novembris, üllatus, esimene ja teine koht on vastavalt siis Toyota ja Škoda, aga 3. koht on Audi. Aga ma ütlen sulle ka miks. Sest kui me vaatame top 10 mudeleid, siis teisel kohal on 67 Audi Q2. Ja kelle värvides Audi Q2 linnas on pargitud igale poole, loomulikult Bolt Drive. Ma hakkasin mõtlema, et kui Bolt Drive Eestis ei oleks nii jõuliselt peale tulnud, mida Eesti automüük, et hetkel on novembri lõpuseisuga on võrreldes eelmise aastaga müük umbes 9% madalam olnud, aga et see kogus autosid, mida nagu Bolt Drive ostab ja Eesti registrisse võtab, on ikkagi nagu meie turu väiksust arvestades päris metsik niimoodi, et ta suudab nagu tõsta ühe margi, mis on, eks ju, Nobel mark, mis top 3 nagu naturaalsel moel ei jõuaks,
lihtsalt nagu ühel kuul peaaegu esimeseks. Ma lihtsalt kujutan ette neid võimlemisharjutusi, mida need automüüjad teevad, et saada see Bolti tehing endale. Tasuta rehvid, tasuta hooldus, tasuta, ma ei tea, massaaž, mis iganes, jah, just, et sellepärast, et just, et see ei ole nüüd, et ma teaks, kuidas autori käib, aga nii palju ma tean, et seal on ikkagi tehasele on kas siis kokku lepitud mingi müügikvoot või tehas annab selle mingite valemite alusel, nii et see on vaja täis saada. Ja ma arvan, et siis on, siis võib-olla saab järgmine aasta parema hinnaga tehasest autosid, ja et võib-olla ongi esindusel mõistlik need samad mingid Bolt Drive'i autod anda kas või, ma ei tea, 0 kattega. Võib-olla isegi, täpselt visata sinna peale veel hooldus ja asju, lihtsalt selleks, et saaks nagu kvoodi kõvasti täis, et siis järgmine aasta nagu olla tehasega maruheades suhetes. Aga see on ju tegelikult kõik selline, ma ütleks, et igav, sest et miks me igavat infot siin ikka jagame. Hoopis huvitavam on see, et mis siis ägedate autode arvestuses registrisse jõudis. Ja hoolimata sellisest tatisest novembrist ja just kui võiks nagu kõik rohkem kodused olla, siis registrisse kanti päris huvitavaid autosid. 5 Lamborghinit. Ja seekord siis, kui tavaliselt on uurust nii palju olegi, siis 4 neist on uurused ja 1 Huracan. Jälle, kuna sina oled siin mul vastas, siis ma tean, et sul on mingi õrn koht või niisugune unistus, Audi RS6, Avant, 4 tükki. Selline mõistlik pere. Ei olnud sina. Ma ikka alati mõtlen, et äkki sa ikkagi tegid otsus ära. Äkki mõtlen, et 2. Siin on seda AMG-sid on erinevaid, aga seekord siis droonib tipus mõtlen siis võimsuse ja ma arvan ka hinna ja kõige mõttes McLaren. Ja McLaren 765 LT Spider. See LT tähendab Longtail, see on nagu McLaren 720 S-i, mis on niigi meeletult võimas ja võimekas ja igatepidi ka nagu kõvasti kiitust saanud sport, või isegi ma ütleks super auto. Ja see on selle nagu selle põhjal tehtud veel kangem versioon, mille kohta pean kahjuks esitama teiste arvamusi, sest et McLaren ei ole mõnd kutsunud sõitma, siis et mingist piirist, nagu ütles Matt Farah ja kellegi saatest kuulsin veel, on juba täitsa kummaline, et põhimõtteliselt, ma ei tea, sa oled mingi 20 krüptomiljokas või sul vanaisa pärandas mingi inimene, kes võib-olla sai, ütleme, aasta tagasi load, võib minna poodi ja osta sellise auto. Sest see pidi olema lihtsalt nii metsik. Jah, okei, loomulikult seal on mingi elektroonika peal, mis siin põhimõtteliselt kohe nagu üle kalju ääre ei sõida. Aga see võimekus, mis, see jabur kiirus, mis on sellel 765 LT-l, et on, isegi nagu mõtlen sellise venna jaoks nagu Matt Farah, kes on sõitnud väga paljude autodega, oli selline, et lihtsalt hoia 2 käega peast kinni. Et peaks varsti hakkama sisse viima mingeid eraldi nagu lubasi, sa pead läbima koolituse enne, kui sa ostad sellise auto. Ja nüüd oleks selline Eesti registris 563 kilovatti, sina oled meil suur kilovatisõber, mina pean lahti võtma kalkulaatori, et inimest ka aru saaks, kui võimas see auto siis tegelikult on 563 korda 1,36. Vaat kui mugav see on. 700, huvitav, millest see on mudeli nimi? 765 LT. 765 hobujõudu. Vaat, et hästi läheb, aga mitte ühtegi Ferrarit see kuu. Riias panin tähele, kusjuures huvitav on see, et üldiselt Läti, olles nädal aeg Lätis elanud, siis et vahe Eestiga on üldiselt üllatavalt suur, ma arvasin, et üldine selline ühiskonna tase või kuidagi on nagu palju sarnasem tänasel päeval, aga vahe oli päris suur, aga milles oli ka vahe päris suur oli see, et kui sa lähed päris kesklinna neljapäeva õhtul, siis see on, ütleme, et kui sa oled seal Porsche Taycaniga, siis sa oled selline vaene seal ikka. Nii lausa või? Jah, et see oli tõesti nagu väga muljetavald. Mis siis, Rolls-Royce ja nüüd põhimõtteliselt, kas seal oli lumimaas või? Hästi vähe. Et selles mõttes see oli nagu väga üllatav, et tegelikult see kontsentratsioon oli seal kesklinnas meeletu. Tegelikult
mitte nad ei olnud nagu koos, vaid lihtsalt parkisid eri kohtades, mitte nagu mingi kogunemine. Sõitsid ringi täiesti suvaliselt, ei tundu, et mingi asi käib. Tegelikult võib-olla on see, et meil tuli ikkagi lumi maha, sest et kui suvel, see on täiesti avalik Instagrami account, on vist mingi Blacklist Tallinn, Blacklist, ma ei tea, kuidas ta kirjutatakse täpselt, mis koondab ka siis need sellised superautode omanikud, kes on nõus sellise tähelepanu ja koos liikumiste ja ühisüritustega. Et seal saab näha, et kui need on ikkagi sellisel väljasõidul, siis on päris selline 10+ autot. Et aga ma millegipärast arvasin, et kuidagi seal on see kultuuriruum säkki ikkagi, see näitamine on veel olulisem. Mulle tundus, lihtsalt jah, et tundub, et ma ei taha üldiselt jah, et seda autosid ja seda näitamist nagu nii väga nagu rõhutada, aga ta nagu natuke nagu jättis mulje küll, jah. Jah, Taycani kohta, et eelmine kuu võeti arvel 4 Taycani, nii et elektriautod on populaarsed Eestis. Kuule, aga tuleme nüüd natuke maa peale tagasi sellisteks väga bürokraatliku teema juurde nagu Euro 7 uued keskkonnanõuded. See on hästi suur ja keeruline teema tegelikult ja me mõtlesime nagu, et mida siit nagu välja valida tegelikult, et millest selle puhul rääkida ja siis sina ütlesid, et võib-olla üks olulisemaid asju meie jaoks on see, et autod, et praegu on niiviisi, et autod peavad vastama nendele nõuetele, millega nad tulevad välja tehasest, heitgaasid ja nii edasi. Lämmastik, jah, just. Ja, peavad vastama turvanõuetele, see euro ei puudut turvat, jah, muidugi. Sel hetkel, kui nad tulevad tehasest välja, siis nüüd see asi muutub, et mitte ainult ei pea siis ka heitgaasid, vaid ka need piduri seal on jah, et see piduri metallid, osakesed ja nii edasi. Ja need peavad vastama nendele tingimustele ka 200 000 läbitud kilomeetri pärast, mis sisuliselt ikkagi tähendab minu meelest, et parandurid mind, et natuke tuleb autosid teistmoodi teha. Jah, aga keegi ei tea, kuidas. See tõesti nii on, et kõigepealt ma esitan sulle, kui ütleme, laiema silmaringiga inimesele, kas sina saad aru, mida tähendab, et Euroopa Komisjon esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku, et kas siin on ka variant, et seda tegelikult ei tule või seda tehakse leebemaks, et mul on Euroopa Liidu, ma olen õppinud seda ülikoolis, ma olen kõrgharitud selle teemaline, aga see oli hästi ammu. Aga siis on sinu silmaring ikkagi natuke laiem, aga ma saan aru, et antud juhul see võib siiski veel muutuda, sest see on nagu ütleme, kui tuua analoog või paralleel nagu Eestiga, siis see on see, et valitsus teeb Riigikogule ettepanek, Riigikogu tegelikult reaalselt võtab selle vastu. Nüüd on see küsimus, on ju, et kui kummitempel on see Riigikogu, kui kummitempel on see Euroopa Parlament, on ju. Et üldiselt sellised keskkonnatüüpi eelnõud lähevad minu meelest sealt Euroopa Parlamendist suhteliselt libedalt läbi. Aga kunagi ei tea, mis seal, mina nagu ei ole nagu nende temperatuuridega seal kursis täpselt, mis selle osas selle Euroopa Parlamendi temperatuur võib nagu olla. Aga ma ei tea, see ongi see asi, et siin on nii palju teadmatust, see 200 000 kilomeetrit peab vastama, et ja kuidas seda hakatakse kontrollima, et mina arvasin, et seda hakatakse kontrollima tehnoülevaastuspunktides, aga see tähendaks muidugi, kuidas sa mõõdad tehnoülevaatuspunktides mingid refi osade kulumist, refid erinevad, kuidas sa paned selle automudeli juurde, et see ei ole lihtsalt nagu võimalik. Erinevad osad, see ei ole nagu kõik nagu võimalik, et ühesõnaga neid hakatakse ikkagi kontrollima pisteliselt, pluss siis ma saan aru, alguses lastakse lihtsalt selle autol tühjalt 200 000 kilomeetrit sõita. Seal oli kirjas, et see toimub pistelina, et ilmselt haaratakse niimoodi, tuleb mundris inimene tänaval, vabandust, mis teie auto läbi sõit on? 202 000, teie auto on nüüd võetud hoiule, et seda testida. Vaevalt nii see hakkab olema, aga siin on, ma ei tea, piduri, tolm, refi, puru, ühesõnaga, autotootjad ja autotootjate esindajad, erinevad organisatsioonid, kaasa arvatud siis Eesti siis Amptel, loomulikult on selle vastu kõvasti sõna võtnud ja need peaks hakkama kehtima 2025 aastast, mis on nagu jaburalt, see vist ei ole teada, see ei ole nüüd nii, et nüüd just öeldi, et tulevad need nõuded. Aga autotootjad, jättes kõrval, et sellised lobigrupid alati, eks ju, teevadki kõik natuke suuremaks selle probleemi, ütlevad, et siin see reaalne mõju, kui see nüüd vastu võtta,
see reaalne mõju tegelikult ei tarvitse üldse päris ellu jõudagi, sellepärast et kui nüüd peavad autotootjad kogu oma energia, raha ja arenduskulud kõik panema selleks, et need olemasolevad siis sisepõlemismootoriga, diiselmootoriga, siis hakata et neid nagu täiesti uuesti arendama, et see Euro 6, millest on ka muuseas mitu versiooni, Euro 6D, niimoodi, nii-öelda siis 1.1, 1.2, eks ju, on see heitmenormid ja päris hästi nagu alla toonud. Selles mõttes, et saadud, aga see, mis uus tuleb, see tähendab seda, et pihta saab autotootjate sõnul näiteks elektriautode arendus, sellepärast, et nende väide on, et nagu ressurssi jätkub ühe suure asja jaoks korraga. Ja nüüd on see, et kas me arendame seda Euro 7-le vastavaid autosid ja teeme kõik nii, et 2025 tehasest väljuvad sellised autod, mis ka 200 000 hiljem, eks ju, on Euro 7, või me paneme nüüd ikkagi gaasi põhja ja kogu aur läheb elektrifitseerimisele ja aku tootmisele ja kõigele, et kahte me ei jõua. Minu on ikkagi küsimus, et mis juhtub siis, kui see auto ei vasta nõuetele, et ütleme, et 200 000 sõitnud, ütleme, et see ongi mingi Volkswagen Golf aastal 2025 välja tulnud, 200 000 sõitnud, 200 000 ta sõidab ära, ütleme, et 7-8 aastaga, siis on golfe on miljoneid, selleks ajaks on miljonid golfid, mis ei vasta nõuetele, on turul, et mis sa siis teed, seda olukorda ei muuda ju. Kas sa teed Volkswagenile lihtsalt tohutu trahvi, mida Volkswagen vaidlustab, millega vaieldakse tohutult, et kas siis seal ei ole muud asja, kui see trahv on ju. Ja nüüd on pigem ikkagi küsimus on ju, et mis see trahv on, kuidas, kui suur on selle trahvi risk ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et see läheb sellisesse hardcore bürokraatiasse, et ta ei ole nagu väga selline, mina nagu ei näe, et ta oleks väga selline lihtsasti, ma saan aru, et peavad olema normid, ma saan aru, et need peaksid olema keskkonda silmas pidame ja nii edasi, aga lihtsalt minul natkene lihtsalt käib see üle mõistus, et kas see kõik nagu niiviisi ikkagi saab toimida. Aga ma ütlen, et kõikide auto fännidega, see on nagu üks vahend on ikkagi, kuidas refi ja piduri tolmu ja kõik see, et lihtsalt how about teeks natukene väiksemaid autosid. kui autotootjatel on probleem heitmenormidega, siis koristage et linnamaasturid turult ära ja tehke väiksemaid, kergemaid, lihtsamaid autosid. Et palun, siin on teie lahendus. Mille peale ma muidugi tahaks ju kohe rääkida, kuidas ma sõitsin Range Rover Sportiga. Nii, selline väike, mugav. Pisike, mugav, jah. Ma ei ole ammu ikkagi, kuidagi ei ole sattunud viimasel ajal mulle neid, tegelikult sattus, aga Range Rover Sport, ehk siis suure luksusmaasturi natukene väiksem versioon, mida küll saab ka 7-kohalisena. Lihtsalt sa istud nii kõrgel ja kohe, kui sa lukse kinni tõmbad, sa eraldud kõigist teistest. Ja me andsime talle ju oma autogeeniuse autolehe nelikveolist ekstras või selles topis. Kallis klassis, 70 000 ja kallim esikoha. Ja me andsime talle esikoha niimoodi, et me ei olnud selle autoga toona sõitnud. Me seda tavaliselt ei tee. Aga meie lähtepunkt oli toona see, et kuna Range Roveri suurega me olime sõitnud ja tehnoloogia seal all, mis puudutab just seda, me rõhutasime hästi seda maastikuvõimekust, on täpselt sama, siis sporti saad sa lihtsalt kõvasti odavamalt. Kindlasti mitte odavalt, aga odavamalt ja sellepärast me valisime selle nagu esimeseks. Ja ma pean ütlema, et Tallinn ei ole, ma peaaegu et ei mäletagi nii sellist nagu rahulikku ja muretut ja saan aru, et ma just ütlesin, et linnamaasturid võiks ära kaotada või vähem neid müüa, aga mitte luksusklassis. aga üks oluline küsimus nüüd, et ma saan aru, et sa kuuski sellega ei vedanud, aga nii silma järgi, et mitu sisse mahuks? Ei mahuks ilmselt sama palju kui Opelis, sest ta on lihtsalt nii palju suurem auto, aga mis mulle üllatus oli, tegemist oli diiselmootoriga autoga ja kui sa mõneta sportrežiimi, siis loomulikult tuleb kuskil kõlaritest, tuleb sellised müdinat, võib meeldida, võib mitte, oli päris sümpaatne, et midagi valesti ei olnud selle müdina juures. Aga kui sa sõidad tavarežiimis, siis ei ole kuulda seda rõvedat diisli, mis on ka tänapäevastel autodel jätkuvalt, ma ei räägi mingist 2003. aasta, eks ju, vanast Bemmist,
vaid ikkagi ka moodsal diiselautol, kui ta on niisugune tavaline, on kuulda seda nagu tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Ebameeldiv. Selles autos ma ei kuulnud. Ta on seest hästi stiilne, samas ma ei saaks öelda, et intuitiivne see ekraan on seal ikka jube keeruline kohati, aga vähemalt ilus. Ja mul oli selle autoga veel üks asi tal oli, et need Matrix tuled, mis otsivad tee peal, vaata, kui sul ees sõidab auto, siis tänapäevased kallid tuled suudavad säilitada täistuled tee ääres, eks tee servades, jättes selle sinu ees sõitva auto välja. Siis need küll kuidagi tee ääres oled liiklusmarkidel mingi. Mul vend oli kõrval ja küsis, et kas ta peabki nüüd vilku, nagu mingit stroboskoopi tegi. Et ma ütlesin neile ka, et vaadake üle, et kas on nüüd õige ikka või miks ta niimoodi vilgutab. Minul lihtsalt need automaatsed kaugtuled teevad ikka strobot teevad siis, kui see peegeldub ikkagi liiklusmärgilt, valgelt liiklusmärgilt, peegeldub tagasi, ja siis ta peab seda valget liiklusmärki, mille pealt tema enda valgus peegeldub tagasi, peab tuleks. See võib sama olla, aga siis on see pigem väike niisugune arenduse viga, et liiklusmärgid on ju igas riigis igal pool, et aga see on mingitel tingimustel, mingi valguse puhul, et kus mingi valgus tuleb täpselt niiviisi ja peegeldub tagasi, mingi selline teema on seal mul, nagu ma olen tähele pannud. Maksimaalselt tüütu on see. Ühesõnaga, mulle meeldib see, et selle ta on Range Rover Sport, et ei tasu lasta ennast heidutada või kuidagi segaltus ajada, et ta ei ole nüüd mingi sportmaastur, kuigi seda saab kindlasti ka väga võimsa mootoriga ja niimoodi. Kindlasti tuleb sellest ka SVR-versioon millalgi või see kiire. Aga et kui me räägime luksus või kallistest maasturitest, siis ta oli täpselt see, et kui ma ise läheks ja viskaks üle 100 000 euro selle eest, kindlasti see proovisõidu auto oli, ma arvan. Mulle pole veel hinda saadetud, aga ma pakuks puusalt mingi 130 000 eurone. Siis võt selline peab olema luksusmaastur. Et seal ei ole, sul ei ole mingit blingi seal sa interjööris, tuled, viled, kellad, sa lihtsalt istud, sa oledki nagu selles longis, kõik on nagu täpselt nii nagu peab. Kannatab sõita küll. Kannatab sõita küll, aga erinevalt sellisest autost nagu Munro MK1, olete seda pilti vaadanud? Just see ei ole auto, millega me oleme sõitnud, see on auto, mida just esitleti ja see on auto, mis tuleb meile Šotimaalt. See on auto, mis võiks lihtsalt praegu selle talvise kamoga üle lasta ja sinna Ukrainasse saata, see näeb nagu selline välja. See näeb selline välja ja teine, see näeb välja nagu auto, mille on laps joonistanud. Kui sa ütled, et joonista auto, siis on see, et kõigepealt teeb ta 2 ratast, siis teeb rataste kohal hästi kõrged sellised kaared ja siis teeb kandilise niimoodi, tagant läheb otsa ülesse, siis läheb katus, siis klaas langeb sirgelt, siis tuleb kapott ja see on täpselt selline auto. Ja Munro, ütleme siis autostartup, Munro eesmärk ongi loomulikult teha maastur, aga hästi lihtne maastur, selles mõttes võimekas, aga mis on sümpaatne selle auto juures, selle välimusega peab lihtsalt, ta ongi kast, tal on ees 4-nurksed tuled, mille sees on 4 ümmargust tuld, ühesõnaga, ta on igatepidi täielik kast, aga Munro ei ole üritanud teha seda, et ma teen meeletult võimeka, superluksusliku, ülivõimsa mingi asja, nagu näiteks Bollinger siin üritas, ja panen selle hinnasildile mingi 200 000 ja siis mu äri hääbub juba enne, nagu, kui see kunagi üldse käima läheb. Palju sümpaatsem mõte on see, et proovida olla hea ja või parim ühes asjas, mitte proovida parim olla kõikides asjades ning selles siis kohutavalt ebaõnnestuda. Kui sa vaatad seda interjööri pilti, see armatuurlaud näeb välja põhimõtteliselt nagu mingi UAZ või selline täpselt tahtsin midagi sarnast öelda. Mingi UAZ, mitte et ta näeks ebakvaliteetne, vaid seal on minimaalne arv lüliteid ja mitte sellepärast, et selle asemel on mingi 42-tolline ekraan, vaid ma arvan, et seal ongi täpselt minimaalne arv lüliteid, mis vaja on. Sa saaksid sooja, sa saaksid mingid tuled põlema panna, juhi ees on küll digitaalne ekraan, aga ma arvan, et ka see. See digitaalne ekraan välja jätta, siis muidu see natkene kõik välja selline nagu see Willis, millega mind üle 30 aasta tagasi kooli sõidutati, et suhteliselt sarnane. Jah, ja mootorilahendus on ka niimoodi, et see ei ole
nagu tavaliselt, et mõlemal teljel on üks mootor või siis lausa iga ratta sees, nagu on eriti kallistel, vaid auto keskel asub üks mootor, mis pidi olema siis hea kaalujaotuse pärast ja akusid 2 varianti, kas 61 kilovatti või 82, kes juba praegult kuuleb, saab aru, et tegemist ei ole mingi hüperpika sõiduluotusega autoga, vist oli 306 ja ka võimsus on niisugune 300 kuni 381 olenevalt versioonist hobujõudu. Nii, see tähendab seda, et 306 kilomeetrit, et ei ole palju, aga jällegi, see auto ei ole mõeldud kuskil kiirtee, et sa ostad selle nagu mõne teise auto, millega sa mitte kunagi maastikule ei lähe, vaid tegelikult kütad lihtsalt mingit kiirteotsi ja edvistad. Poevahet. Sest et tal on loomulikult lukustatavad diferentsiaalid ja 48 sentimeetrit clearance'it. Ma mäletan, kui ma sõitsin 5 aastat tagasi esimest korda, lihtsalt see on üks ainuk number, mida praegult pähe tuleb, Land Rover Discovery 5-ga, ehk siis see suur Land Rover Discovery, ja sellel oli vist, et ise saad nupust panna kuskile, kas ta oli natuke üle 30 sentimeetri. Ja siis, kui auto saab aru, et sa oled ikka ilgelt põhja peal, siis ta ise oma nagu mõistusega suudab seda veel paar sentimeetrit tõsta, nii et sina ei saa seal midagi teha. 30 kuni 35 oli sinna vahemikku, siis sellel 48. Aga selle juures ta ei ole nagu mingi Ameerika siukene tõstetud monster trucki moodi. Ta näeb täiesti nagu, muidugi on see rattakoobaste vahe tulebki sellest, et clearance on suur ja suurim mäkke tõusu lähenemisnurk, ehk siis see nii-öelda esirattad sisuliselt asuvad esikaitserauaga tasa. Et nad ei ole kuskil tagavarjus, mis tähendab seda, et 84 kraadi on see pealesõidunurk, ehk peaaegu, et kui su ees on täiesti 90 kraadine sein, 84 kraadi, siis see auto hakkab sealt. Teoreetiliselt saab ratastega peale sõita, loomulikult füüsika teeb oma töö, et ta selle nurga all üles sõita ei suuda. Aga näiteks, kui on mingi kallak, millest on vaja nagu natuke üle sõita, et tal on vaja lihtsalt ratastega sinna mingi maani saada, et vägev. Ja ta kasutab nende eesmärk on teha see auto niimoodi, et see auto oleks kasutuskõlblik ka 40-50 aasta pärast. Loomulikult akusid tuleb vahetada ja seal ongi tehtud moodulakud, et klõps välja, klõps sisse, aga et see ülejäänud auto seal ümber oleks võimalikult lihtsasti vahetatavad jupid, mitte midagi sellist, et nüüd kui see on läbi, siis läheb auto minema. Kihvt idee. Need elektri ja uued startupid, see võiks tegelikult keegi kuskil loo teha, kui oleks mõni portaal, mida me teaks. Lihtsalt kui palju neist nagu on kuhugi jõudnud, Bollinger, millest ma rääkisin, on põhimõtteliselt pealt uksed kinni pannud. Ilmselt, mis iganes nad jõudsid valmis arendada, keegi võib ostab ära. Lucid Air on tänavatel. Kui edukalt, eks ju, kas nad ka varsti paned uksed kinni, aga mis siin on Faraday FF, üks esimesi siuksi elektriauto startup, millest mina autogeenus kirjutasin kuskil, ka oligi umbes 5 aastat tagasi. Mina ei ole midagi kuulnud enam. Täpselt, ja viimane uudis, mis ma nendel mingi eelmine nädal nägin, oli jälle pandi sinna mingi uus CEO ja et nagu ei idane, ei mädane, ei sure, ei saa autost valmis. Aga see Munro puhul võiks ja nad ei eelda mingit 100 000 müüki. Et esialgu tootmine algab juba järgmisel aastal ning on piiratud 250 sõidukiga aastas. Sisuliselt käsitööauto. Aga 2024 loodavad kolida suuremasse tehasesse ja siis teha juba 10 korda rohkem autosid. Vot, saade, mina ei tea, kas teeme täna lühemalt, ega me seda jätame... Ega kui midagi öelda rohkem ei ole. Ei on, selles mõttes meil on see mootoriketi teema, aga et tegime siin mootoriketist, aga kui ma ütlesin selle juba välja, siis me peame selle ära rääkima. Kui sul on aega. On. Ühesõnaga, sinu autol on, tead sa üldse, on sul ketiga mootor või? Ketiga on, seda ma tean, et selles mõttes, et ma olen ikkagi rihma olen nagu vahetanud ja tean, et see on oluline seda vahetada.
ja et seda ma tean, et on kett ja et ma ei pea seda mitte kunagi puutuma. Nii see on, nii nagu ta seal on. No see on umbes sama nagu, et mitte kunagi ei pea käigukasti eluaegne õli sees, et tegelikult kettidel ikkagi hooldusraamatus kuskil see hooldus või vahetusvajadus on, tavaliselt asus see kuskil teisel pool 200 000 või isegi rohkem, aga hästi palju on ketiga mootorite peal üle mindud. Just sellepärast, et rihmaga mootoritel siis liiga palju oli ilmselt jamasid ja nii saad sa hoolduskulu, et hästi palju nagu on ju välismaal ja mingid fliite ostetakse, oluline saada see keskmine hoolduskulu per mingi kogus kilomeetreid maha ja kuna rihmavahetus on alati suur töö, et siis hakatakse kette kasutama, eks seal on eeliseid veel. Aga sellest on nüüd mõnda aega möödas ja nagu selgub, see kõik ei olegi nii, nagu ei ole olemas eluaegset käigukastiõli, ei ole olemas pika vinnaga mingeid õlivahetusi, see kõik lõpuks maksab sa kätte ja ei ole ka 500,000 kestvaid mootorikette. Autolehes ja Autogeeniuses tegime siis sellest väikse ülevaate, et mis siis tähendab, selle mootoriketi puhul on see jama, et vahetan siis välja, aga see ei ole odavat mootoriketi vahetust. Et aga kuidas ma nüüd aru pean saama, et ma peaks seda vahetama üldse? Kas siis, kui mootor süles on või mis see hetk on? Ega see ongi raske. Kui sa ei ole nagu väga selline niimoodi, et sa oled et sa tunned oma autot, tead niimoodi, paned käe vastu, niimoodi, sellised vibratsioonid, selline sagedus, tunne on, et vist on õli, on vaja vahet, et selline mees ei ole või naine, et siis ega siis ei teagi, hakkab häält tegema, mootoris on nagu mingi kõrina moodi asi, see on tegelikult on see asi, kui sa käid oma autoga hoolduses, mida ikkagi hooldus, see nagu siis, kuidas ma ütlen, hooldusmees või hooldusnõunik peaks kuulma, aru saama, ütlema, kontrollime, hoolduse käigus ka siis saab seda, point on see, et kett venib välja. See ei ole see, et ta puruks läheb kohe, see kui puruks läheb, siis on sul juba päris halvasti. Aga see, et see keti lülid ikkagi venivad välja ja nad venivad välja, üks põhjus on moodsad start-stop-süsteemid. Et see auto käivitub, seda, et see kett on eks ju mingis asendis, eks ju väike lõtk on sees, et sul ei saa olla nagu mingi kett metsikult pingul, siis ju mootor peaks ju seda ketti ka veel, ta on väikeses lõtvunud asendis ja siis see auto läheb jälle tuleb see pinge taha, lõks, kogu aeg tuleb pinge taha, et ta kipub neid ikkagi välja venitama. Probleeme, mida omanik saab teha või vältida, on ikka ja jälle, põhimõtteliselt see käib peaaegu iga asja kohta siis mootoris. Õli. See on täiesti sür, kuidas tundub nagu, et mul on nagu õli seal, see ju määrib, turbod lähevad sellega, et kehv õli või liiga kaua on sõidetud. Mootoriketid, loomulikult kogu mootori sisu ise, kolvid, eks ju, ja keti puhul ka, et nii kui see õli on juba määrdunud, seal sees on ju need peenikesed metalliosaksed, hakkavad nad sööma ka neid ketilülisid. Ja need kulud on selline tuhandetes. Et on autosid, millel on siin 3-4 tuhat täiesti tavaline on see mootoriketi vahetus. Mis mis ei olegi nii tore, mis tähendab, et mis me sellega siis öelda tahame, et mitte ära osta, et ei ära osta ketiga mootorit, nüüd hakka neid vältima, esiteks on see väga raske, sest neid on nii palju, vaid see on lihtsalt üks asi, mida ostul veel tähelepanu pöörata. Mida müüjalt küsida ja kui sa lähed ostueelses, selles mõttes, kui sa tahad osta mingit 150 000 läbi sõitnud, eks BMW-d, ja tal on sulle tõestada, et sellel autol on kett vahetatud, siis ei pea seda kartma. Ja kui sa oled ostueelsesse ülevaatusesse, ütled spetsialistil, kuulge, et isegi, jumala eest, inimene ei pea kõiki teadma, küsi, vabandust, kas on ketiga mootor, kas on rihmaga mootor? Ma arvan, et see oli nüüd väga hea nõu tegelikult, et konkreetne, et lihtsalt see on nagu asi, millele autot ostes tähelepanu pöörata. Just, et siin spetsialist ütleb, et tüüpiliseks ketivahetusvälbaks on tegelikult 200 000 ringis. Nii et seda 500,000 igal juhul ei tasu uskuda, et see ei ole nagu reaalne. See võib nii minna, selles mõttes jumala eest, see ei tähenda, et 200 000 ületad, siis hakkavad plaksud käima. Aga tuleb välja, et seda tööd on tulnud ette võtta ka 50-60 000 juures.
ja sellepärast on see reaalne probleem ja see on reaalne, väga kallis probleem. Nii et enne kui ostma lähete, tehke selgeks. Nii, aga saime selle kasuliku tarbijanõus ja lõppu ära anda ja sõitke hästi ettevaatlikult, sest et vahepeal ma ei teagi, mis ma öelda tahtsin, sõitke ettevaatlikult. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.